Tere tulemast uude videosse, me hakkame uut aastat pihta uute projektidega. F31. Väike kulakas oli ette jäänud. Paneme käime läbi. Seekordne BMW saabus meile siis Soomemaalt jällegi. Tegemist on 318 diisliga F31 seeria 2015 aasta. Vigastus ees ei ole üldsegi hullud, on nii hästi saanud sinna alla täpselt pihta, nii et tuled, kapott on terved ja ainult see alumiiniumtala on siis võtnud selle vigastuse kõik endale. Seega lihtsalt lammutame siin ta laiali ja nagu te näete, siis mul on mitmeid kordi siin kaamera käes. Ma loodan, et need on nüüd viimased klipid, kus mul oli heliga probleeme. Seega pean väikse peale lugemise tegema siin, aga pole hullu. Põhimõtteliselt siis 2 tunniga tõmbasime kõik laiali, siis hakkasime mõtlema, et mis varvasused on vaja. Ja edasi näete siis juba jooksvalt, sest seekord otsustasime, et hakkame klippe filmima nüüd edaspidi iPhone'iga. Palju vähem muret ilmselt, siis andke oma hinnang, kuidas see tundub. Te nägite siin võib-olla natuke teistsugust sissejuhatust videole kui tavaliselt. Võib-olla mõned asjad läksid natuke kiiresti. Oleneb kõik nendest klippidest, mis mul seal arvutis on, mis selle heli mikri pärast võib-olla kasutamatud on. Seda te juba kuulsite eelmises videos ka, et mul oli väike kaamera probleem. Aga no pole hullu, saame hakkama. Siis tuleb teistmoodi lahendada see video. Näete, härra Sander on siin. Me rääkisime pikalt ja laialt selle ühes klipis, kuidas me nüüd see hooaeg teeme koos igasugust projekte ja see projekt meil ongi tegelikult Sandriga nüüd 2 peale. Tema on need näpud, käed. Mehaanik. Ja mina olen siis... Oota, see oli Wheeler Dealers või? Nagu... Sa oled Mike Brewer, ma olen Ed China. Noh, Wheeler Dealers. Saad pikk hoopis. Ühesõnaga me proovime sükest Wheeler Dealersi laadset asja teha ja projekte erinevaid siis... läbi viia siin selle aasta jooksul ja võib-olla siis aasta kokku võtta sellega, et palju me siis võib-olla raha teenisime või kaotasime, milline oli kõige kasumlikum projekt ja kõik need asjad. Aga... Juba sõitsime siia ja juba uus projekt ehitid. Ühesõnaga, see projekt meil algas tegelikult eelmine nädal pühapäeval. Täna on reede ja reedeks on ta jõudnud nii kaugele, et meil on tegelikult kogu see nina lahti võetud, moll on eest. Seda ma timelapsist õnneks näete, ülejäänud seletatest klippidest väga palju ei näe. Ninaraan on siin, see oli siit vihta saanud. Okei, seda tala ei ole siin, see on kuskil, ma ei tea kus. Seal, hea. Põhitala on siin kastis ja kõik radikad, kõik asjad, need olid katki, aga väga õnnelik õnnetus. On täpselt selle tala vihta saanud, kõik ülejäänud on korras, tuled on korras. Mootorini asi pole jõudnud. See siis näidib, kui hea on BMW nagu crash structure värk, et ta nagu siin on alumiiniumiga jätkatud, et see ei läheks edasi. Aga see tuligi F-seerist, sest ma pole varem seda näinud, vanematel oleks landsekad kokku keeranud kohe. 36-ga oleks maha kantud juba. Aga siin on ilusti landsekad oma koha peal ja deformeerus ainult see alumiinium osa. Ja mootoriga oleme ka siin üle vaatanud kõik. Sander isegi vahetas õli ära. Tegime sellele hooldused, kõik asjad, nii kaua kui muid asju ootame. Leidsin muu asja. Mis sa leidsid? Kõrgusandura kõiki. Aha, noh, piiksime ära. Aga tegelikult see hea menik on kõiki. See on munaka kõiki. See jääb kinni neil, kui määri seda. Ja seekord me siis filmin iPhone'iga. Filmib ikka või? Ja, filmib. Et võib-olla on töökindlam kui see kaamera ikka. Mul on vaja seda spetsialisti. Mingi spetsialist võiks öelda, milline on minu jaoks parim V-logi lahendus.
võib-olla iPhone ongi see lihtne. Sest meil mõlemal on need olemas, me saame jagada klippe ja kõiki asju ja nii, et teoorias on lihtsam. Lihtsalt väike korjad pulk otsa ja normaalne. Ainult teinekord võib-olla heliga, võib-olla mingid mõned, aga mõtleme sellega ka välja. No see on pigem õues, ma arvan, et meil siin praegu, see on nii kaja ka nii hull. Aga nii, meil on siis täna reede ja mis on juhtunud reedeks? Reedeks on juhtunud see, et ma tellisin terve selle ninaraami. Intergaarsist tulid uued radikad. Stange tuli värvist juba. Kes te kõik tahate mingit detaile värvida, siis Arukülas on selline koht nagu Paintan või Paintan, ma ei tea, kuidas seda öelda. Aga kohe me jõuame kohale ja stange võiks olla valmis. Teisipäeval tõime, täna on reede. Ja see buss koliseb nii palju, et võib-olla te ei saa arugi. Mis ma üldse siin räägin? Paintan. Ehk siis äkki sellest saab meie uus pikaajaline partner värvitööde tegemises või üldse keretööde tegemises, sest see aasta ikkagi tuleb projekte palju. Tal on automaitsed ka ikka, õiged autod on ikka parklas. Mis sa nägid? 39 on maailma parim BMW ju. Tal on see logo seal peal Facebooki see. No vaat siis. Nii, aga jah, et Vanalehise T3A ja siin nad asuvad. Me vaatame, kuidas stange välja kukkus, siis ma arvan, et sai päris maasikas. Ajakirja vahelt saad neile kingituse tasuta selle saad Intergarsist, mingi koodi testamist. Intergars on ikka korralikult ajakirja ikka endale. Drifti sektsioon kulus ka ära või see meie auto taastamissektsioon on. Noh, kuidas saab BMW-st M-pakett, sõidad kuhugi posti, vaad uue stange ja nüüd on M-pakett. Ei, võeta see. Palun, härra. Te saate selle stange ette panna. Ja kui kohale jõuame, ei tohi kraabitud alla. Muidu sinu vastusele. Stange tuli värvist Paintani juurest. Ja stange siis tuleb hakata komplekteerima. Selleni me võib-olla täna ei jõua. Vana stange on siin veel. Jubinad on küljes. Tefa pistik näiteks. Tefa pistik hoidja on siin. Selle autol on Tefa, kõik jutud. Aga nüüd, Sander hakkab unboxima. Ma vaatasin, et kõiki neid juppe oleks ühe kaupa saanud. Ninaraami, talasid, asju. Ja lõpuks ma siis leidsin, et kõige mõistlikum on ikka terve komplekt osta. Oota, ma vaatan, mul oli raudselt näpp ees siin. Nii, see on komplekteeritud. Pakend kokku erinevatest asjadest. Siin on veits spray värvi. Jah, see ninaraam oli kõige komplektsem, mis ma leidsin. Siin on siin kapotitrossid küljes. Meil oli mure. Üks kapotitross oli katki. Me täitsa tegime siia nimekirja tegelikult. See on ka Mute'i peal olemas klipina. Sander kirjutas see ülesse. Ninaraam plus plastik, radikat, stange plus värv plus neerud. Tulekinnitus, üks on vaja remontida. Hooldus teha, hooldus ei tehtud. Tuli jalg lekkis. Karteri tuuletuse toru. Mootori padjad üle vaadata. Rool küsimärgiga, võib-olla peaks mingi ilusa rooli ja näed kapotitross. Ja kapotitrossiga meil ilmselt vedas, et see on siin juba küljes. Põhimõtteliselt on siit kogu ninaraam ja viska radikat külge ja pane auto käima, pane stange külge ja valmis. Palju läheb aega? Tund aega või? Radikatega, ma pean enne need sisse sinna pakkima ja siis saab terve asja külge. Siin on radika kinnitusel panna külge ja noh, me jätsime ikkagi kõik asjad alles, ühtegi asja enne ära ei viska, kui uus on olemas ja näha, et seda vaja ei lähe. Seal meie vanarauhoonik on ka juba BMW juppidest pungil. Sander hakkab siin asju komplekteerima. Ma ei tea, mis ma näen, ma vaatan seda järgmise projekti üle korra, kas see läheb meil töösse. Ja kunagi siis näitame sellele lähemalt, mis BMW see on, mis lisad siin on, mis läbisõidud on. Päris naljaks on nii videot teha, nagu oleks kõigist rääkinud juba. Ja vastupidi järjekorras mingi auto, mingi pool on valmis juba. Pole hullu, õpime, läheme järjest paremaks. Varsti on siuke content, mis juba kõlbab televisiooni, ma arvan. Mõtle, kui äge oleks, me teeks. Ma arvan, et me suudaks... me suudaks 6-2 episoodi küll toota. Vähemalt Eesti Wheeler Dealersit. Kuidas see on? Välja tiilijad või? See kõla hästi.
ei, see on ikka Wheelers. autodiiler. Autodiiler ongi sarja nimi ju. Põhimõtteliselt. Minge vaadake autodiiler.ee. Võtlegi F20 ka, kui see pole selleks ajaks müüdud. Eesti Wheeler Dealer ongi autodiiler, selle peale ma mõeldudki. Haige. Ninaraam istub paika küll vist või? Ei ole paigast joonsekad ju? Ei ole jah. Kõik on hästi. Läks nagu supsaki ette. Sander oleks pannud radikat ka kokku ära, aga tuli välja, et üks kondiradikas ei sobinud. See läheb tagasi ja juba tunni pärast on uus meil siin. See Ninaraam on vist parempoolse rooliga auto pealt või? Jah, tundub küll, sest kapoti tõstelt teisele poole. Need siin on kõik asjad olemas, isegi need stanged, peemendused. Isegi mille üle signaali me saame panna kahe signaaliga pilli saame teha. Paar Balti ja asja tuleb natuke... No see on näha, et see on ikkagi Baltika auto. Jah, see on Leedust tulnud. Mulle tundub, et Soome autod on nagu rostad vähem kui Baltikumis. Huvitaval kombel. Aga meil on rohkem täkkeid asju, jah? Seda küll, sest seal on graniit. Meil on paekivi ainult. Meil on sool. Meil on sool ja paekivi. Mis on Aafrikast toodud, sellepärast kõik autod hallid ongi. Tunnike möödas ja teine radikas juba kohal. Sander komplekteeris siin ninaraami, ma tegin ühe pistiku korda ja avastasime, et see ninaraam ongi M-paketi oma juba. Ehk siis me ei pea siis päris paljusid asju kasutama sellest kitist. Ja no nüüd on flat black ilus radikas. Tihendid, no ma saan nüüd tihendid ka tagasi saata. Ehk siis osta 20 € kallim, kuradi 10 € tihendid kaasa. On kõik kinnitused asjad olemas? Kuidas meil siis täna edeneb siin? Meil on kõik asjad peaaegu olemas. Mis mul puudu oli? Midagi oli puudu. Ma ei tea. Mul oli vaata uni peal. Sul oli nii palju asju teha. Oli küll, jah. Mina sain vahepeal selle. Tellisin postiga uue selle. See läks F20 külge. Sest seal oli vaja seda, nii et me tellisin siia uue. Täpselt samasugune. Ma panen külge, äkki töötab. Sander ehitab siin nina asju. Tahad, ma toon sulle mingi aluse või? Ei. No ära taha siis. Vahepeal on uus kapp mulle see sattunud. Komplekteerin seda. Nagu suht tühi veel elektriasjade jaoks. Laud on jälle nagu korralik läbu. No lihtsalt palju asju. Mis sa vaatad seda näoga mind? Kõik su süüga ei ole. No ma mõtlesingi, et sa hakkad mind süüdistama, aga ma ei hakka. Ma tahaks juba käima panna seda pilli. Täna läheme sõitma sellega veel ju. Ja. Ma teen kinnust selle või? Kuhu me sõidame? Koju sõidad õhtul. Oleks M3, siis võiks. No, test drive on vaja teha. Keegi video eelmisel kirjutasid, et võiks sketši lasta ja värki ka. Et sellega saab ju külpsi lasta. Esimese seeriaga ei viitsinud võtta väga palju sellist asja teha. Mul on mul esimese seeriaga, ma tahaks küll sellega. No ma võin anda täna. See on definitsioon, et teeb põlve otsast tööd. Anna mulle see teine radikas alt. Põlve otsa või? Jah. Meil siin ongi back to the roots värk. Ma võin sulle laua tuua, ma ütlesin. Ta ikka teeb põlve otsas. Vajutab kõik ribid põlvega sisse. Ikka. Noh, sobib või? Radika pakk. Kõik tuutikas. B-osadega, noh, pole hullu. Paremad kui vanad originaalid, ma arvan. Korralik Kiirovitši radika pakk. No tänava autodega mis lihtsam on. Kõik 3 radikat ühte ja plups lükkab külge. Nii kaua kui Sander õliste näppudega meie F31 näpib, siis mina vaatasin kuuse alla. Tegelikult on jõulud läbi. Intercars Eesti poolt on tulnud selline akutrelli komplekt. Ja see ei olegi tulnud mulle, vaid see on tulnud kellelegi teile hoopis. Nii et minge vaadake Instagramis Martin Ojaste. Peate viskama Martinile follow, Intercarsile follow ja kirjutage alla kommentaaridesse, et kellel väga oleks vaja sihukest tööriista. Nii, näita, kuidas see pakike käib sinna nüüd. Tegelikult mul ei ole aimu, kuidas see käib, kas see üldse läheb. Siin on nutud ka veel. Läheb. Teoorias peaks mõned. E46 käib lihtsamini.
kuus ei ole midagi väärt ka täna. Aga ei käi lihtsamini, näed, siin võtad kordi päev, pumm. Pumm, valmis. Varsti teeme ketsi. Jah, millal sa stangi kokku saad? Stange on minu ülesanneks jäetud või? Siukest ilu ja elektrisse mingi teha. jah. Ma olen siuke liiga robustne, ma tahan haamriga lüüa ja poltab lõhkuda. Saab kõik haamriga lüüa, mida saab. Ääret. Õngale kuivanud, ma näen, et ta kuivab. Saaks suht. Muidu hakkab lekkima. Tegelikult ei panda määret, see tihendi ühtlast. Ei, see määr ei tee, ära valeta. On eluaeg õpetatud, et pane määret, sest muidu tihendi lükkab paigast ära. Ma ei tea, kes õpetaks nüüd. Isa ja Karel. Näed, kui hästi läheb. Kusjuures see pill, mida me enne vaatasime järgmises projektiks, oli juba müüdud. Iba läinud. No vot. Ma tean kohe enam. Enam ei tohi magada. Aga sul edeneb, ma hakkan siis selle stangega tegelema. Jah. Selle aega, kui Martin 2 parkimisandurit pani külge, siis ma panin terve nina kokku. Minu poolt põhimõtteliselt tehtud. Jah, tõsi, ei oska midagi öelda. See B-osa stange on, tahab timmimist natuke. Keskmised andurid on paigas, aga siin on vaja timmida. Ehk siis kõik need asjad sa pead ise siia külge liimima. Näiteks need tulapesuri mingid ünnid ja... Ma mõtlesin, et tegelikult me sulatame siin midagi natuke, sest siin ma võtsin siit juba ära selle kleepsi, nad olid kleebitavad, aga tegelikult isegi kui me võtame jootekolvi ja natukene sulatame seda, siis ma arvan, on ka juba... Ei, läbi ei tohi lasta. Aga no ühel anduril on mõlemad need puruks, need kõrvad. No sinna peab ka vaata välja vaata. Eks jah, timmime ära, aga uut andurit... Ma korra järjelis vaatame kuskilt, et äkki on sama värvi andur lihtsalt mingi 5 €. Aga noh, siis ei saa stanget praegu külge panna. Aga noh, pane käima, pane jõudsõdaks sisse, pane midagi, tee midagi. Põhimõtteliselt jah, jõudsõdaks sisse. Siis tuled mulle aitad stanget teha? Ei, siis ma olen koju. Miks sa koju lähed? Neil jõudsõdalik on üldse. Seal on teil valik. Kollast ja sinist ja... Vaat mööda ei kalla. Vaata, nüüd kõik asjad sobivad õigesti kokku. Need enne olid natuke paigast ära kõik. Tulesid sai ka proovitud. No, vend pingutab. Mitte, et ma ei teeks seda igapäevaselt. No ma natuke pusisin selle stangega. See ikka võtab natuke rohkem aega, kui niisama mõne poldi sisse keerame. Aga lõpptulemus, ma arvan, päris hea. Natuke siin paastada need andurid ilusamaks ja... Nii et edeneb. Saabki nädalaga ühe projekti tehtud. Siin on põhimõtteliselt kõik nii valmis, et ootabki stanget ja tulesid. Jõudsõdelik on sees, panin korra käima, kõik on hästi. Ja üks mingi üksik, see kõrgusanduriks on vaja ära vahetada ja siis ongi hea. Nii et aitab tänaseks koju ära. Uhkama peaks ka vahepeal. Ja siis ootab teine projekt. ML lekkis nii palju oli, et mul ei karp lahti täna. Sellega ka tegelema. Aga see on lihtsalt puhas ajakulu. Sellest võib-olla saab mõne sendigi tagasi. Mõne sendi kasumitki. Nii et vaatame, kuna see ML sinna tõstuke peale saab. Aga praegu on seal ikkagi niimoodi, et ööga oli seal ikkagi, ma panen see pildi, see oli päris jõhker. Nii et ma sõidan üldse E92 hetkel. F31 tuled elasid kogu selle paagu ilusti üle, aga ühel tulel on kinnitus katki. Ja see võib isegi enne seda olla, sest see näeb nagu vana mõra välja. Ja see kinnitus läheb siia. Kuigi tulel on 5 kinnitust kokku, ma vaatasin, nii et see üks tegelikult väga ei mõjuta isegi. Aga meil on siin selleks üks tööriist, plastikvelder. Ja natuke puhtaks ka veel. Et saab ilusti siia leeki teha. Ja siit tegelikult kui vaadata, see on väike auk sees ja siit hakkab niiskus sisse minema. Nii et teeme seal korda. See on kuskilt AliExpressist ostetud Karelil 10-15 € vist, 15 € äkki. Ja siin on niisugused traadijupikesed, mis käivad siia masina külge. Ei ole kuum, nii kui vajutad, sest elektriga laseb selle kuumaks.
vaatame, kus meil kõige targem on teha see kõigepealt. Natuke kehvake on meil see lugu siin. Nii, esimene on sees. Nüüd peab vaatama, siin on eri kujuga neid. Natuke pikemad võiks need pulgad olla, siis saaks nagu paremini panna. Nii, ülemine nurk on kinni. Kas siia käivad sellised? Ei. Osad on nagu need nurga omad. Nii, panin omajagu neid traatisi sisse. Nüüd on final test. Tuli soliks kohe. Hoiab tervet tuld üleval. Nüüd on vaja lihtsalt need ära lõigata lõiketangidega ja siis on tulekinnitus korras. Ütleme nii. Ja siis saab ette panna. Siis saab tule ette panna. Üks on ees. Üks on ees, tang on ette valmistatud. Ja täna on brand new. Täna on pühapäev. Täna peab valmis saama. Täna saabki täpselt nädal aega täis. Sellest, kui me selle autoga tegelema hakkasime, kuigi me oleme üksikud päevad tegelikult tegelenud sellega. Nii et nädalaga projekt valmis, homme pessu, ülehomme müügis. Teoorias me saaksime nädalavahetusega tehtud, kui me oleks ette tellitud jupid. Eks põhimõtteliselt me järgmine kord tegelikult teame, et põhimõtteliselt võiks üle vaadata, mis jupid on nüüd, et ärme võtta lahtigi. Nüüd teeme ühe nädalavahetusega, ühe korraga. Selle F30 seeriaga saaks seda teha juba, kuna me nüüd teame täpselt, mis see sees igal pool peitub. Aga noh, vaatame, mis see järgmine projekt on. Sander vahetas ka filtriarust. Noh, kõige hullem ei ole. Porro. Ja ülejäänud hooldus sai ka tehtud tegelikult juba mingid mõned päevad tagasi. Õlifilter, õhufilter, siuke basic hooldus. Ja kohe paneme tuled ette, paneme stange ette. Ja siis läheme teeme ketsi jääraal või. Tegelikult me just käisime jääraal E46 piinamas. Seal sai päris palju nalja, selles mõttes, et auto on mõnusalt kiire ja sai seal kiusatud erinevaid inimesi raha peal. Nii, valmis! Pidulik hetk on see, kui kapoti või mis iganes märk saab külge. Vaba! Ilusad need Amazoni neerud ka. Ja tehva pistiku panin siia. Ma ei tahtnud teda kuhugi kruvidega stangil hakata keerama. Eks uus omanik ise vaatab, kas ta tahab seda kasutada üldse. Noh, ütleme nii, et kõik need vahed ja asjad me panime niimoodi paika, nagu et me ei ole professionaalsed, aga võiks olla enam-vähem. Kapoti peale jääb üks kahjustus, millega me ei tegele. Võib-olla natuke lööme välja seda. Pigem ei läbi, kui ise ei oska. Aga ülmpaketi stange külles. Tuled kõik töötavad. Palju viisakam. Ostin spetsiaalselt musta märgi veel. Hommele vaatab hästi ja siis näete, mis see lõpptulemus on. Nii. Põhimõtteliselt 99% auto koos. Teeme väiks proovisõidu või. Meil on vaja M-stange logari esimese otsased. Esimesed parkimisandrid ka töötavad, ma juba näen. Ma põdesin neid. Kas me lasime iisvalt kõrge ukse? Saame tagaosaga remontida siis. Väljas on mingi krõbe -15 umbes. Kuule, siin on veel veerand pakk kütsigi. Sander saaks nädalaga tööl käia sellega. Ma olen 2 nädalat. Siis ei võta ju midagi. Käiku vahetab mahedalt. Vaata, üks vend tahtis ketsina, võtta veokontroll maha. Ilma paberiteta, kindlustuseda kõigeta paneks kuhugi seina ära kohe, siis võiks nagu minna. Vaatame seda ilusat peegeldust kuskilt. Ilusad tuled on ikka. Kuri, ikka must värk. Ja PX-Xenon, mitte tavaline Xenon. Need võiks ka panna mingit huvitavamat. Me ei ole Michael Reilem, me ei pane tööda igal pool. Mul on need loodid alles veel. Ma panen nüüd ML-i siis. Sest seal ükski tuli ei näita. Kohe ikka hullu panema. Peab ära proovima, üks vend tahtis ju. Jumal hästi tõesti. Räägin, 8 AP-ga on jumal lihtne. Kohe siis on stange pooleks. Kuskil hange lihtsalt praksti. Nii, aga täna ongi pühapäev, et siis 7 päeva autoremont. Vedas muidugi selle autoga. Ja. Oleks natuke suurem vigastus olnud, siis oleks palju kauem aega läinud. Ostke F20 ka ära.
see on ka valmis. Kui keegi väga tahab, siis ma võin isegi E92 ära müüa. 15-ga. Ma tahtsin 1,5 pakkuda. Vaata sealt, kus ma külg selle sain. Okei. Seda küll, mida seisab on. Kus see veokontroll peal käib? Oleks kohe ära kandnud maha. Mingi ooperisse ka on. Ui, no nii. Vaat, te ise tahtsite kõik kommentaaris küsis, et miks see ketsi lase. Selle pärast lasegi. Mingi autodega ei tohi, jah? Ei tohi. Lähen pargib tõesti tuppa ära ja siis vaatame veel kaugemalt seda ninakoore. Siin on veel üks auto müüa. E63. CL600 on ka siin. Selle teeme ka ära kunagi. Siis kui rohkem aega on, jah? Siis kui raha juba projektidega on tulnud tuppa. Sõitis väga hästi, peaaegu oleks Opelist sõitnud. No kui sa just oled jäärajal käinud E46-ga ja siis arvad, et on Drift King, siis sellega ei tasu hakata mellama. Jah, brand new. Meie tee on enamus tehtud, nüüd on live garage. Kurat, need neerud on päris ägedad. Ja märk, must märk sobib on hästi. Oleks ta juba puhas? Hea küll, näeme siis, kui auto puhas on. Niisiis, saime siin Martini BMW-ga ühele poole. Ma arvan, siin klippidest nägite ka, mis seisukorras see nahk oli. See oli ikka päris hull. Et valge naha peal on seda mustust nagu eriti jõhkralt näha, kui võrrelda seal tumedate värvidega. Tegime siis salongis puhtaks, ilusti roolsa, ilusti puhtaks. Eks ta natuke kulunud on, aga vähemalt on teist nägu. Ja no istmed, no see on ikka täiesti teist nägu. Eks ta siin ka kahjustusi on, aga no, vähemalt on valged. Et nahka tuleb puhastada, et selle vastu ei ole mitte mingit lahendust, et erinevad need niisked lapid ja mis asjad ikka välja mõeldakse, et see kõik ei toimi. Et ainuke, mis aitab, on põhjalik puhastus, harjadega, õiged vahendid ja pärast ilusti kreemitada. Et muud moodi ei saa. Et seda võib võrrelda nagu päris inimese nahaga. Peale sporti ja higistamist sa ei hakka ju ennast niiske lapiga lihtsalt puhastama, vaid sa ikka teed seda korralikult. Et seda võib võrrelda konkreetselt, kus käiakse spaas, korralikult hõõrutakse ja võetakse see kogu mustus maha ikka. Ära unusta oma autos nahka puhastada. BMW käis pesus ära, live garage tegi ilusti puhtaks. Natuke siukseid iluvigu tuli välja. Ilmselt kui saate see auto polli, saab see väga palju paremaks. Meie see budget seda hetkel ette ei näe. Nii et uus omanik ise vaatab, kas ta hoolib või ei hooli. Kapott on kõige hullem, mis jäi silma. Seal on kivitäkkeid natuke ja värv on ka siuke kahjustada saanud mõnest kohast nii-öelda, kriivud, siuksed pindmised. See on tavaline auto tegelikult, kui sa käid nagu ise teenispesulas, mitte ise teenis, automaatpesulas, siis lihtsalt need harjad teevadki natuke kriimulist asja ja must auto ka vaata. Siit paistab hästi välja, eriti kui ta puhas on. Ja ukse lengi juures on mingi pikkade küüntega, ma ei tea, kes käib. Aga kuna me ise ei palli, siis meil jääb see budgetist välja praegu. Sander pani siia need uued logari nurgad veel, sellest hangega pidi uued tellima. Ehk siis M-paketi omad, et see jookseks sellest hangekujuga kokku siit ja põhjakatt on all. Põhimõtteliselt on auto valmis, aga mootori tuli nagu algus põles, aga see oli sellest, et boosti läke oli räige, aga nii kui see radikad külge said, siis teine käivitus juba kadus mootori tuli ära ise ei pidanud isegi diagnosti taha panema. Minge vaadake, autodealeris on kuulutus üleval, kui see veel alles on selleks ajaks, siis see video ilmselt läheb üles väikse mingi 2-nädalase viitega ja kui ei ole, siis on kurb, siis peate meid hakkama Instagramis jälgima, äkki leiate sealt teile. Minge vaadake, lingid on all descriptionis. Nii et kui tahate insighti saada kiirelt, siis Instagramis saate. Hakkame võite mind ka followda, seal ma postitan tööjärgus ka äkki vähe või tiiserit. On kõik valmis. Polegi midagi rääkida. Töö tehtud. Töö kiire ja korralik. Nädalaga projekt. Kui me nii suudaks teha suudaks 6-3 tükki teha. Oleks päris hea juba.
aga noh, Neid diile ei tule nii häid, ma arvan, nii palju. pigem on võib-olla suuremad vigastused, võtab rohkem aega juppide leidmine, see BMW-dega on elu suht lihtne, sellepärast sellega alustasimegi. Vaatame, äkki jõuame ikka teiste markideni ka. Ma ei tea, kas ma tahaks seda loota. Ma võin jääda nendele istude juurde. Mina näiteks tahaks ühte Mersut. Ja Neile US seisab. US seisab Mersu. See tuleb ära teha ju. Kui midagi muud ei leia, siis läheb see loosi. Ei no, enne tuleb Porsche ära teha. Teemegi, et Porsche on järgmine ja siis saab jälle osta midagi. Siis tuleb CL600 ära teha, saab osta jälle midagi. No vaatame, kuidas see kava on. Meil tegelikult on mingi A4 peal kirjutatud isegi mingi plaan. See on äkki välja nagu 3. klassi õppiline oleks kirjutatud oma päevakava. Põhimõtteliselt. Aga me saime aimu ja mis see aasta tuleb nii. Jätkame siit, kui siis autoga väikse riiru kuskil teen ja... Ja nii. BMW on valmis ja sõidan siis Maanteeameti büroosse ette näitama. Ma ei tea, kas inimesed on üldse väga paljud, siis pole kursis, kuidas see teema käib üldse. Et kui sa ostad endale välismaalt auto, siis sa pead broneerima aja selleks, et siis tema eelregistreerimine teha. Ja eelregistreerimisel siis vaadatakse üle, et kas auto vastab tehniliselt kõikidele nõuetele. Siuke basic nõuetele, et selle saaks Eestis registreerida, et kõik ma ei tea, sõiduautodega on see pigem lihtne, aga ma ei tea, veoautodel mõõdetakse seal igast mõõte ja asju tehakse ja kui on mingi eri peale see ehitused ja asjad. Aga põhimõtteliselt sõiduautoga vaadatakse, et VIN klapiks, tehakse pildid, asjad, märgitakse läbisõit kirja ja siis saad paberi, et võid registreerima minna. Ja siis on juba siuke tavaline registreerimistoiming, annad enda ostuarved, asjad sinna, autopassid ja vaadatakse siis üle, kas kõik klapib ja siis saad registreeritud ja Eesti passi ja maksad regamistasu ja oled uhke autoomanik. Nii et sellel autol on juba ostja olemas ja mina võtan selle siis otse selle uue omaniku nimele, sest muidu ma peaks ka maksma aastamaksu veel selle auto pealt, aga nüüd ma pean maksma registreerimistasu. Aga kuna see auto on siuke mõistliku CO-ga ja asjadega, siis see peaks olema siuke 350 euro kanti. Pluss siis numbrimärgid on mingi 65 eurot ja siis tuleb ülevaatusele minna, nii et siuke 400-500 euri läinud jälle, aga auto on arvel ja legaalne. Nii et läbi teeme ära. Aga uued projektid on juba ootel, nii et varsti näeme ühte Porschet, ühte BMW-d veel ja kindlasti midagi veel. Nii et see aasta tuleb huvitav autoaasta. Ehk siis teie pange kindlasti alla kommentaaridesse kirja, mis autot võiks plaanida, remontida, tuua kuskilt Saksast, Soomest, ma ei tea, Hollandist, Belgiast ja pange ikka like, pange subscribe ja soovitage sõpradele, nii see kanal kasvab.